Tere! Me kõik tahame ju elada õiglases maailmas, eks? Aga mis asi see õiglus tegelikult on ja kas aus olemine tasub see ennast alati ära? No, nendele suurte küsimustele vastamiseks võtame ette ühe filosoofia nurgakividest Platoni vabariigi. Ja hoidke nüüd alt, sest meie otsingud ei alga mitte vaikse vestlusringiga, vaid ühe ajaloo kõige ägedama ja tulisema vastasseisuga. Jah, täpselt nii. Meie teekond õigluse mõistmiseni ei alga mingi rahuliku mõtisklusega, kaugel sellest. Stseenile tormab hoopis Trasimachos, sofist ehk siis tolleaegne tasuline tarkusõpetaja, ja Platon kirjeldab teda just nagu raevunud metslooma, kes on valmis meie arusaamad õiglusest lihtsalt tükkideks kiskuma. See on rünnak, mis panebki kogu asjale hääled sisse. Nii et alustamegi siis sellest metsikust väljakutsest. Trasimachos ei tule lihtsalt küsimusi esitama. Ei. Ta viskab kinda otses Sokratese jalge ette ja väidab midagi, mis ähvardab terve õigluse ideed täielikult pea peale pöörata. Ja see Trasimachose argument, see on ikka šokeerivalt küüniline. Tema jaoks on õiglus puhas pettus. See on lihtsalt sõnakõlks, mida võimulolejad kasutavad, et panna kõik teised tegutsema nende endi kasuks. Mõtle sellele. Valitsejad kirjutavad seadusi, mis teenivad neid, ja siis nimetavad sellele kuuletumist õigluseks. Asi pole moraalis, vaid puhtas toore jõus. Aga Sokrates, tema juba hätta ei jää, ta pareerib selle rünnaku täiesti geniaalse analoogiaga. Ta küsib, oota hetk, mõtleme näiteks arsti peale. Kas tema ameti eesmärk on teenida iseennast või hoopis patsienti, kes on ju nõrgem? Või võtame laevakapteni. Kas tema eesmärk on hoolitseda enda või oma meeskonna eest? Ja Trasimachos peab vastumeelselt nõustuma. Iga tõeline meister teenib oma hoolealuseid, mitte iseennast. Ja esimene mõra Trasimachose argumendis ongi tekkinud. Ent just siis, kui tundub, et Sokrates on võitnud, astuvad esile Platoni vennad, Glaukon ja Ademantos. Ja nemad tõstavad panuseid. Nende väljakutse on veelgi sügavam. Sisuliselt ütlevad nad, Sokrates, veena meid, et on parem olla õiglane ja kannatada, kui olla ebaõiglane ja elada nagu kuningas, omades samal ajal õiglase inimese mainet. Teisisõnu, kas õiglus on hea ka siis, kui keegi sind ei näe? See küsimus seab lava absoluutselt kõigele, mis edasi tuleb. Ja siin teeb Sokrates midagi täiesti ootamatut ja geniaalset. Sellele sügavalt isiklikule küsimusele vastamiseks teeb ta ettepaneku zoomida välja, kaugele välja. Ta ütleb, ehitame mõttes täiuslikult õiglase linna. Loogika on lihtne. Kui me näeme, kuidas õiglus toimib suures plaanis, riigi tasandil, on seda ehk palju lihtsam leida ka ühe inimese seest. Ja see linn ehitatakse üles täiesti loogiliselt, lähtudes inimeste loomulikest annetest. Kõigepealt vundament. Need on tootjad, käsitöölised, talunikud, kõik, kes loovad ja varustavad. Mida linn veel vajab? Kaitset, loomulikult. Selle eest hoolitsevad abiväelased ehk sõdalased. Ja lõpuks, kes seda kõike juhib? Tipus on kaitsjad, filosoofidest valitsejad, kelle ainus kvalifikatsiooniks on tarkus ja vooruslikkus. Ja just sellest linnaehitusest koorubki välja Platoni esimene suur vastus. Vaata, õiglus ei olegi mingi seaduste nimekiri. See on harmoonia. See on seisund, kus igaüks teeb just seda, millest tema on parim, ega topi oma nina teiste asjadesse. Mõtle sellest kui täiuslikult häälestatud orkestrist. Viiul mängid viiulupartiid, trumm trummi oma ja koppu tekib imeline muusika. See ongi õiglus. Ja nüüd tuleb see otsustav pööre, mis jõub absoluutselt kõik kokku. Sokrates veidab, et see linn, mille me just ehitasime, on tegelikult peegel. See näitab meile meie enda hinge. Ka meie sees on 3 osa. Meil on mõistus, meie sisemine valitseja, meil on südikust ja emotsioonid, meie sisemine sõdalane, ja meil on himud ja ihad, meie sisemised tootjad. Need õiglus inimeses on täpselt sama asi, mis linnas. Täiuslik harmoonia, kus mõistus juhib, südikus toetab ja himud on ilusti kontrolli all. Aga kes on see tark valitseja, kelle mõistus suudab hinge valitseda ja mida ta teab? Selle selgitamiseks esitab Platon vabariigi kõige kuulsama osa, koopa allegooria. See on võti, et mõista õiglase valitseja meelt. Nüüd tuleb see kuulus mõttekäik. Proovi seda endale elavalt ette kujutada. Me oleme sügaval maa all, ühes pimedas koopas. Siin on vangid, kes on sünnist saati olnud aheldatud nii, et nad näevad ainult enda ees olevat seina, mitte midagi muud. Nende selja taga, neile endile nähtamatult, põleb suur tuli. Ja tule ees liigutatakse igasuguseid nukke ja esemeid, mille varjud siis tantsivad vangide ees oleval seina. Ja need vilkuvad varjud, vangide jaoks ongi see ainus reaalsus.
See ongi nende maailm. Nad ei tea, et on olemas midagi enamat, sest nad pole kunagi midagi muud näinud. Aga kujuta nüüd ette, et üks vangidest vabastatakse. Teda sunnitakse püsti tõusma ja ringi vaatama, see on alguses piinarikkalt valus. Ta tiritakse mööda järsku ja rasket teed koobast välja, otse päikese kätte, mis pimestab ta täielikult. Aga aegamööda ta harjub. Ta näeb esmalt peegeldusi vees, siis esemeid endid ja lõpuks suudab ta vaadata otse päiksesse. See ongi filosoofi teekond, valulik, aga vältimatu väljumine teadmatuse pimedusest tõe valgusesse. See päike ei ole lihtsalt päike. See on allegooria hüve ideele, kõige ülimale tõele ja reaalsusele. Mõtle nii, nagu päike annab meile füüsilise valguse, et näha maailma, annab hüve idee meile mõistuse valguse, et näha ja mõista tõelist reaalsust, ideede maailma. See on kõige allikas. Aga siin on konks. See filosoof ei saa jääda sinna valgustatud maailma tõde nautima. Tema kohus on minna tagasi koopasse, et vabastada teised. Isegi kui nad teda ei usu, isegi kui need teised vangid, kes on harjunud varjudega, peavad teda hulluks ja võivad ta isegi tappa, sest ta räägib reaalsusest, mida nemad lihtsalt ei näe. Tõeline teadmine toob endaga kaasa vastutuse. Ja nüüd, olles ehitanud linna, mõistnud hinge ja põgenenud koobast, saame lõpuks naasta selle kõige esimese küsimuse juurde, kas õiglus on tõesti ja päriselt parem kui ebaõiglus? Platon on valmis andma oma lõpliku kohtuotsuse. Võrdleme neid kahte elu. Ühel pool on õiglane inimene, tema hinges valitseb mõistus. See on harmoonia, see on rahu, see on tõeline vabadus. Teisel pool on ebaõiglane inimene, türann. Tema hinges mõllab kaos. Teda ei valitse mõistus, vaid tema rahuldamatud ja lõputud himud. Ta ei ole oma elu peremees, ta on omaenda ihade ori, kes elab pidevas hirmuse paranoias. Ta on vang omaenda hinges. Ja siis teeb Platon midagi toisest ja ootamatut, peaaegu hullumeelset. Ta ei piirdu ainult filosoofiaga. Ta esitab matemaatilise tõestuse. Tema keeruliste arvutuste kohaselt on õiglane inimene täpselt 729 korda õnnelikum kui ebaõiglane türann. See on Platoni viimane dramaatiline hüüumärk sellele väitlusele. See ongi Platoni lõplik vastus Trasimachosele. Ebaõiglus ei ole tugevus, vastupidi, see on vangla, mille sa endale ise ehitad. Tõeline vabadus ja tõeline õnn peituvad ainult õigluses, sinu hinge sisemises harmoonias. Platon ise tunnistab, et sellist täiuslikku linna ei pruugi maa peal kunagi eksisteerida, aga see polegi eesmärk. See on muster, mudel taevas, mille järgi igaüks meist saab kujundada omaenda hinge. Nii et lõpuks esitab see iidne tekst meile kõigile ühe väga isikliku küsimuse. Kas sinu sisemist linna valitseb tarkus, julgus või hoopis rahuldamatu himu? Ja millise linna sina endale ehitad?